Suviti mattuvad tee ja põllu ääred kollaste korvõisikutega taimede alla. Tegemist on invasiivse Kanada kuldvitsaga või talle sarnase liigi sügiskuldvitsaga. Kanada kuldvits on suur püstine rohttaim, mis vallutab erinevaid koosluseid metsaservades, põllumaadel ja rohumaadel. Eriti on see probleemiks maadel, mis on sööti jäänud, mida keegi ei kasuta ning siis võib sellest maast saada üks suur kollane väli. Kuldvitsade kasvu üks peamisi probleeme ongi see, et oma tiheda kasvuga vallutab ta kogu ala, kodumaiseid liike seal vahel ei ole. Ning see annab vähem võimalust kõigile teistele liikidele selles keskkonnas elada. Näiteks putukad, kes muidu käiksid õisi tolmendamas, nemad saavad tolmendada kuldvitsa ala nüüd sügisel, kui kuldvits juba õitseb. Kuid suvi läbi on tegu lihtsalt rohelise alaga ning tolmeldajatel ei ole seal võimalik nektarit koguda. Nende liikide invasiivsus tuleb kiirest paljunemisest. Taime tipus on liittõisik, millest võib ühel aastal areneda üle 10 000 seemne. Lisaks eritavad kuldvitsade juured mulda aineid, mis tõrjuvad teised kohalikud rohtaimed välja. Kuna kuldvits vallutab meil väga suuri alasid, siis seetõttu oleme me oma projektis otsustanud tõrjuda seda erinevatel pilootajadel ja me katsetame selleks 2 peamist meetodit, katsetame niitmist, katsetame auruga siis selle tõrjumist. Trimmeriga niitmisele eelnes sama aasta kevadel tööala korrastamine. Eemaldati kuivanud ja pikali kukkunud puud ning suuremad oksad. Tööalalt eemaldati võsalõikuriga puitunud taimevarred kuni 10 cm kõrguselt. Kanada kuldvitsa puhul eelnevaid korrastustöid läbi ei viidud. Kuuma auruga töötlemiseks kasutatakse spetsiaalset aurumasinat. Aurumasinast tuleb kuum vesi on 98–102 kraadi. Kuum vesi lastakse taime lehtedele ja vartele. Pihustatav auru kogus sõltub ilmast. Kui ilm on niiske ja jahe, siis tuleks pihustada rohkem. Kui ilm on soe ja kuiv, siis vähem. Vegetatsiooniperioodil niideti kuldvitsa ja töödeldi auruga 2 korda. Taime kasvatamine on Eestis praeguseks keelatud. Et oma eraaedades tuleks seda samuti tõrjuda ja tagada, et see loodusesse edasi ei levi. Iga aiapidaja ja taimehuvilise kohusetundlik käitumine aitab samuti probleemi ennetada. Aiajäätmeid ei tohi mitte kunagi viia metsa, teeserva või võsa vahele. Taimejäägid tuleb alati kompostida või oma aias ära põletada. Koduaias võiks alati eelistada kodumaiseid liike ning hoiduda invasiivsete võõrliikide toomisest aeda.